Saadet toetab Pahv. Pressisektor. Tere päevast! Alustab Postimehe spordisaade Pressisektor. Kui tavaliselt oleme eetris esmaspäeviti, siis nagu tähelepanelik vaataja või kuulaja on aru saanud, seekord mitte, vaid teisipäeval sellepärast, et oli vaja asju natukene ümber mängida. Aga siin me oleme ning räägime Eesti ja maailma tippspordis toimuvast, nagu meil kombeks on. Pressisektoris on koha sisse võtnud Postimehe spordiajakirjanikud Jarmo Jagomägi ja Ott Järvela. Meil on teemad olemas, saatejuhid on olemas, saade algab. Staar. Pressisektori selle nädala staar on Kuusma, aga tegelikult on neid kaks, nii Aivar kui Kaspar olid mõlemad nädalavahetusel ikkagi säravalt esil. Esmalt alustades vanemast Kuusmaast, siis Tartu Ülikooli korvpallimeeskond pärast seda, kui nädala keskel Eurosarjas alustati küll kaotusega, võttis laupäeval koduväljakul ikkagi vaimustava võidu, alistades Eesti-Läti ühisliiga tiitlikaitsja Riia VEF-i 95-78. Ning kuna perepoeg Kaspar ei tahtnud isale alla jääda, siis tema kostitas järgmisel päeval Keila Kuulbeti korvi 40 punktiga. Tõsi, Viimsit see küll võidule ei aidanud, aga Kaspar Kuusma 40 punkti oli ikkagi kohalikul korvpalliskeenel väga suur kõneaine. Nii et Aivar ja Kaspar Kuusma olid nädalavahetusel staarid. Ja, alustame siis võib-olla sellest Tartu siis võistkondlikust mängust, ehk võistkondlikust Kuusmaast ja ütleme nii, et see Rostocki mäng, mille sa ära mainisid ka, see oli tegelikult ju Tartu esimene kaotus üldse 6 ametlikust mängust, mis seni peetud on ja tegelikult ütleme nii, et Saksamaa ikkagi tugeva keskmiku vastu saadi täitsa okeilt hakkama, et see mäng läks ära alles lõpuga ja pigem kehva kaitsemängu tõttu, et muud asjad olid nagu üsna hästi paigas ja ma arvan, et sellest nagu suurt katastroofi ei tehta ka, et see võis olla kogu alagrupi turniiri kõige raskem mäng. Aga see, kuidas siis ütleme VEF-i vastu rehabiliteeriti või näidati ikkagi seda taset, mida siin hooaja algus on demonstreeritud, et see oli muljet avaldav, et Tartu läks põhimõtteliselt kohe alguses eest ära ja enam tagasi ei vaadanudki ja olgem ausad, me oleme seda Tartu asja siin natuke arutanud ka, et võib-olla siin on mingisugused puudused, mingid kitsaskohad, aga nüüd ütleme ühe legionäri lisandumisega, noortemate kuttidega, kes USAst tuli kohanemisega, on see pilt ikkagi päris ilusaks läinud ja näiteks ma ei tea, võrreldes Kalev Cramoga, Cramol on 5 välismaelast, Tartul 2, aga see asi jookseb nagu super hästi ja ma arvan, et kogu selle asja alus ongi nagu see, et kogu see punt on mängima pandud väga isukalt, hea energiaga ja sellise tugev eneseusuga, et seal on selline hea kompott, nagu ütleme, kogenud tegijatest, sellisest vahepealsest nii-öelda pinnasest ja siis mingis mõttes ka oma poisid, natuke nooremad tegijad, et see asi nagu klapib praegu väga hästi kokku. Ja? No, võistkonna uuendamine 2 hooaja vahel on korvpallis, Eesti klubikorvpallis paratamatu, et väga vähe on need, kes suudavad ikkagi sama kooslusega edasi minna. Aga mul on tunne, et Tartul ikkagi teatud võtmemängijad, Lips ja Paasoja, kes on eelmist hooajast alles, et see kindlasti on aidanud neil seda eelmise hooaja lõppu head hoogu üle suve kanda nüüd siia sügisesse üle ja lisaks ka kõik, et tegelikult nende mängijaid ju koondises ei olnud peaaegu kedagi. Ei olnud kedagi, jah? Jah, ehk et tegelikult... Rasmus Andresel korraks oli, aga tema on ka praegu vigastatud ja pole veel mänginud isegi. Aga treeningprotsessis olid nagu kõik mängijad ju kogu aeg olemas, et erinevalt Cramost, kellelt osad mängijad olid ikkagi koondisega hõivatud ja oli see keerulisem. Samamoodi treenerid Cramol nagu puudu ja olgem ausad, siin Janar Talts enda saates ka Pihtas Põhjas rääkis nagu üsna tabavalt sellest, et nagu kõik meeskonnad tahaks endale võtta ka selliseid nooremaid ja perspektiivikaid Eesti mängijaid, aga sel korral oli nagu mingis mõttes õnne, et sama Markus Ilver, sama Hannes Saar tulid nagu korraga just USA-st tagasi ja mõlemad on nagu õnnestunud ja võistkond sisse sulandunud, et ma ei tea, Markus Ilverit näiteks jahtis ka Kalev Cramo, aga ei saanud nii-öelda sõrme taha, samas sai Cramo endale Märt Rosenthali, kellel on kindlasti kõvasti panustatud, aga tema nagu täielikult siiamaani ebaõnnestunud pole jalgu alla saanud, et siin hakkad sellised väiksed nüansid nagu mängima. Ja? Sa mainisid ka muidugi Eurosarja, et minu meelest nagu Tartul Eurosarjas ta läks sinna minu vaatevinklist suht null lootustega. Nad ikkagi nüüd üle mõne aja üldse liitusid taas Eurosarjaga, et nende jaoks see hooaeg sel tasemel on niimoodi, et kõik, mis nagu kätte tuleb, on suhteliselt boonus, ma ütleksin niimoodi. Okei, muidugi väärikad esitused, kõik muu selline asi, et kogu pilt ei tohi olla 0-6 ja suured kaotused.
aga erinevalt Kalev Cramost neil minu meelest eurosarjas tulemuse survet tegelikult ei ole. Tartu Rocki edasipääs... mõned asjad ei muutu. Mõned asjad ei muutu, jah. Aga ma tulen selle juurde ka, miks ma ütlesin Tartu Rock, et mul on tekkinud paralleelid. Aga et Tartu edasipääs eurosarjas oleks ju ikkagi selge õnnestumine, kunas Kalev Cramolt pigem nagu eeldatakse, vaata, et nõutakse seda. Oled sa nõus selle? No, selles mõttes nagu, kui me vaatame neid alagruppide koosseise, siis see nagu mingis mõttes peab jah paika, sellepärast, et tahame või taha, võime rääkida küll, et korvpall, ma ei tea, tasakaalustub Euroopas ja nii edasi, aga kui Kalev Cramol on seal 2 Aserbaidžaani satsi, siis seal grupis tuleb vähemalt teiseks tulla. Tartu seevast on väga ühtlane punt, Porto, Antwerpen ja siis sama Rostock, et siuke üli nagu ühtlane punt, samas nagu väga tugev keskmine tase, et palju tugevam kui näiteks Aserbaidžaani klubidel. Aga jah, et peaasi, et see Tartu hooaeg ei läheks seal eurorindel nii nagu eelmine aasta enam-vähem oli, et kui nad mängisid seda EMBL-i, siis nagu mingid esimesed paar mängu läksid ära ja siis sellest sai selline nagu kõrvaline või selline liiga, kus nagu tegelikult ei panustatud ühtegi mängu võidu peale, seal tegeleti mingi muu asjaga, et ei tahaks, et see asi nagu laiali valguks seal ka nagu. Ja, mida veeti kaasa niimoodi, vastumeelselt, okei. Aga see, et miks ma enne ütlesin Tartu Rock, sellepärast, et mul on tunne, et praegu esimest korda äkki mingi pärast 2000-ndate täitsa lõppu võib juhtuda see, kus Eesti klubi korvpalli, ütleme sellist narratiivi, hakkab domineerima Tartu ja mitte Kalev Cramo. Pärast seda, kui ta on OKPRD ajastud tegelikult, on see olnud ikkagi jäme ots kogu aeg Kalevi käes. Nad mängisid ühisliigad, siis nad võitsid niivõrd palju tiitleid ja noh, selle on olnud selge kõige suurema eelarve klubi, aga praegu Tartu on nende võitudega nii Cramo üle, nüüd VEF-i üle ja äkki ka isegi eurosarjas, kui neil seal juhtub õnnestumine tulema, et nad sellega võivad muutuda selliseks nii-öelda retoorikas vähemalt number 1 klubiks Eestis mingiks ajaks siin. Et selles mõttes, et kevadel võivad olla olukord teistpidi, Kalev kindlasti tugevdab ennast, mingid mehed seal kosuvad, et Tartu ei pruugi tulla Eesti meistriks, aga see on nagu fakt, et Tartu on teinud head tööd. Ma ei välistaks, et neil on Kalev Cramost isegi suurem eelarve vähemalt samas suurusjärgus, sealt mingit vahet enam sisse ei tule, ma arvan. Pluss siis kogu see Tartu nii-öelda taustatöö, ma ei tea, seal VEF-i mängul oli ka näiteks 1400 pealtvaatajat, HOL nendes kontrollmängus oli 1000 pluss pealtvaatajat, et seal on nagu mingisugune kogukond ja nagu mingi põhi on nagu olemas. Et see ülikooli spordihoone võib seda oma kunagist, mida me kevadel nägime sõelmängude ajal, aga et nüüd võib tegelikult sinna veel paar kraadi juurde tulla ja muutuda see nii-öelda tavapärane nivoo või ütleme miinimumnivoo, millest allapoole langeta oluliselt kõrgemaks. Jah, et see nagu seda on samm-sammult kogu aeg kasvatatud ja ma ei imestaks, kui siin edu taustal ka näiteks Tartu keskmine publiku arv kasvabki 1000 peale, see on mingi 700-800 olnud ja see nagu 4-kohaline arv oleks nagu ülikõva sõna keskmiseks publikuks saada, eks see paistab. Ja Kalevil oleme ausad samal ajal, see hooaja avamäng Tondirabas ei toonud publikut ikkagi saali ja järgmise mängu Kalevi hallis on ka olnud selline, nad ei ole seda hoogu üles saanud praegu. Eks nüüd on täna õhtul on tähtis Aserbaidžaanis teine võit ka kätte saada ja siuke väikest nagu eduelamust saada, et muidu seal võib päris apu olla, jah. Nii, aga Kaspar Kuusmaa 40 punkti. Kas siis on Kaspar nagu Aivar? No jah, selles mõttes... Mina mäletan, mina olin 91. aasta kevadel, ma olin 8-aastane. Ma mäletan, meil oli ikka see, et mu algklasside õpetaja proua Viks saatis klassi teatud õhtul, me olime õhtupoolse vahetuses teises klassis. Ta teatud õhtutel ütles, et lähete varem koju, sest täna peab korvpalli vaatama. Ja tegelikult ka oligi niimoodi, kui Kalevi mängu õhtud olid, siis saadeti klass varem koju, sest et siis kogu Eesti vaatas, kuidas Kalev mängis ja Kuusmaa viskas 3-seid. Puhtalt peale vaadates, nagu mina ise oma silmaga nagu Kuusmaa neid tippuaegu ei näinud, ei mäletanud, videosid ikka vaadanud, aga selles mõttes väljanägemiselt ka ju sarnased, väga aktiivsed, blondipäised poisid, mitte võib-olla kõige pikemad korvpalli mõistes, aga jah, et tüübilt võib-olla ikkagi Aivar oli selline rohkem puhas viskaja, Kaspar on ikkagi vähemalt peaks olema selles suunas, et olema rohkem mängujuht ka, et selles Keila mängus ta kõmmutas 3-seid sisse, see on väga hea. Täiesti hullud viskid olid ka osa. See oli nimeline päev ilmselt ka, aga nagu pikka perspektiivi vaadates, siis hea viskekäega mängujuht võiks olla see suund, kuhu minna ja praegu on ta tegelikult oma võimalused väga hästi ära kasutanud, sest tasub meelde tuletada, et Viimsil pole veel sel hooajal mänginud nende, ütleme siis, eeldatav tagaliini liider Jörgen Rikberg, ehk siis Kuusmaa on nagu võtnud seda vastutust üle ja Viimsi meeskond siis teeb jälle seda, mida on siin aastast aastasse teinud, et jälle tõuseb sealt keegi esile. No oleme ausad, seal vist mul on tunne, et see neutraalne korvpallisõber, kellel on hinges, on Eesti korvpall. See selle Viimsi Keila mängu ajal tahtis väga Viimsi võitu näha, sellepärast kui Viimsi mängib ainult oma poistega, Keilal on 4 legionäri.
jah, üks legionär oli küll väljas, aga jah, et see, ütleme nii, et see Keila seis, sellest võib lõputult rääkida, aga jah, seal on täpselt niimoodi, et seal on 2 punti, aga seal on napilt võib-olla ühe meeskonna jagu mängijaid, et saaks teha, panna need eestlased kokku ja paar legionäri juurde oleks väga ilus pilt, et päris nagu maha ei saa matta seda Keila Kuulbeti asja ka, et ma ei tea, Ralf Küttis 27 punkti näiteks ka veel ikkagi noor mängija seal vist on 20, 23, 24 sinnakanti, et sealt on ka mingid esiletõusjad, aga see asi on seal väga õhuke jah, et seal ütleme, pigem läheb see koormus sinna välismängijate peale. Nii, aga nüüd Kaspar Kuusma juurde naastes, mul selline provotseeriv küsimus, et kas tuleb veel päev, kui Eesti korvpallikoondis peatreener, kes iganes tol päeval on, leiab, et nüüd oleks vaja minna 3 tagamängijaga vastase pikkasid kollitama, sellist aktiivsemat mängu mängima ja platsil korraga on Kuusma, Pehka ja Kullamäe. Ega no see on teoorias võimalik, aga pigem see tunduks praegu sellise esmalt B-koondise variandina, kus oleks siis noor Kullamäe ja noor Pehka. Okei. Krahh. Pressisektori nädala krahhi saab sedapuhku enda nimele 8-kordne autoralli maailmameister Sebastian Ogier, sellepärast, et kui rallisportlane sõidab kraavi, esmalt vastu puud ja siis kraavi, siis on tegu krahhiga. Okei, seal võis vist leida mingeid põhjuseid ja õigustusi, aga kokkuvõttes Sebastian Ogier läks Kesk-Euroopa rallile vastu MM-sarja liidrina, aga nüüd ei ole enam. Jah, et spordis ikka mõnikord luuakse selliseid, ma ei tea, kas need on müüdid või lood, aga Ogieriga on ka ju liikunud alati jutud, et tema väga palju ei eksi või eksib üldse minimaalselt, et tema on selline mingis mõttes teflonist, samas nüüd seesama eelmise hooaja lõpp, kus ta mitu etappi ära käkerdas, seesama nüüd Kesk-Euroopa ralli. Okei, jah, ta ütles, et seal läks see ref katki ja indikaatorid või need, ütleme, asjad ei hakanud seal tööle, et kurvisest auto ei keeranud, aga eks seal oli mingil määral ikkagi seda ka mängus, et Kalle Rovampera hoidis teda päris korralikult surve all. Ühel katsel seal reedel, nagu Ogier oli teistest peaaegu üle, aga Rovampera oli ikkagi hammastega temast kinni ja sel samal laupäeva hommikul oli tegelikult juba ka mööda läinud Ogierist, et ma arvan, et see mingisugune surve ikkagi kuklas oli, kuigi olgem ausad, kui Ogier oleks rahulikult teise koha peal ka lõpuni töristanud, poleks midagi juhtunud, oleks kõik väga hästi jäänud pühapäeval mingid punktid juurde. Võib-olla ta oleks siiamaani MM-sarja liider, et ma ei tea, kas seal siis nagu ilmselt seal mingi segu sellest, et väike selline kuskil ego hakkas kuskil peas mängima, oligi see sama ebaõnne ja kõik need asjad kokku võib-olla. Ega surve eest ei ole kaitstud keegi, ka kõige suuremad tšempionid, ma arvan, see Kesk-Euroopa ralli tõestas praegu Ogier koha pealt seda. Samas muidugi kokkuvõttes Ogier lootused kadunud kaugeltki ei ole, sellepärast, et mängus on veel 70 punkti, 2 rallit, see tähendab 70 punkti ja Elvin Evans edestab nii Ogier kui Kalle Rovanperat täpselt sama vahega 13 punktiga. Ott Tänak on Evansist juba 50 punkti maast, tema on MM-tiitli mängust väljas. Matemaatiliselt mitte sisuliselt küll, aga nüüd, kas Evans on praegu tiitlisoodiks number 1? On seda võimalik öelda? No, selles mõttes, kui me vaatame puhtalt neid asfaldirallisid, mis on siiamaani olnud, Monte Carlot ei saa päris sinna lugeda, seal on seda lund, jääd, sihukest asja ka, aga ikkagi see Kanaari saared ja nüüd Kesk-Euroopa, mis osutus ka tegelikult üsna puhtaks ja kuivaks asfaldiralliks, seal on tegelikult ikka kõige kiirem olnud Kalle Rovanpera. Et nüüd ongi küsimus, kui palju ta suudab seda vahet nii-öelda kärpida selle järgmise Jaapani ralliga, mis on sarnastes oludes. Kas ta suudab seda kärpida, kas ta suudab liidriks minna, võib-olla pole kõige targem liidriks minna, sellepärast, et viimane etapp sõidetakse Saudi Araabia kruusal liival, kus ei ole nagu väga hea esimesena startida. Samas Elfin Evans näitas selle Kesk-Euroopa ralli pühapäevaga, et mingi aines on temas ikkagi olemas. Erinevalt võib-olla mõnest eelnevast korrast ta seekord ei jäänud passima ega midagi lootma, tegi ise mingid muudatused seal, hakkas gaasi vajutama ja tegelikult ta ju püüdis Ott Tänaku kinni, tõusis teiseks ja pani Rovanperel ka pühapäeva kokkuvõttes ära, et see, et Ogier võttis pühapäeva kokkuvõttes maksimaalselt 10, ei ole mingi üllatus, ta polnudki midagi muud sealt enam teha ega midagi kaotada, aga see, et Elfin Evans sai pühapäeva eest 10 ja veel teise koha punktid ka, et tegelikult see on üsna muidetavalt, jah, 8. Ja huvitav nüüd see, et nende 3 Toyota piloodi, kes MM-tiitlile konkureerivad, et kõigil on ikkagi väga erinev lugu taustal rääkida. No Sebastian Ogier suur lugu on see, et kas tõuseb lööviga samale pulgale, saab oma 9. kätte. Kalle Rovanpera on see, et kas imelaps, kes on otsustanud oma spordiala hüljata, teeb seda maailmameistrina, veel ühe MM-tiitlina 3. või mitte. Ja Elvin Evansil on mängus see, et kas ta tõuseb Ott Tänaku ja Thierry Neuville'iga samale pulgale ehk et ka maailmameistriks või mitte. Ja
nagu igal sellel lõpplahendusel on nagu päris äge tulemus lõpuks. Äge story on taga igal juhul on ju. Aga teistpidi nagu mina ise nagu selline kuskil Kuklas on mingi poolehoid ikkagi Roompere suunas, et saaks jälle üks selline lugu, kus me saame rääkida sportlasest, kes on selline, ma ei tea, täiesti haruldane sportlane, keda on nagu meie silmad on näinud, et mees põhimõtteliselt võidab kõik ära, mis on võimalik autorallis ja siis jätab lihtsalt kõik maha. Et nagu selliseid talente nagu väga palju ei sünni. No võt, ja siis seal taustal on ju kahetsus selle üle, et Hyundai ei suuda ikka mitte midagi. Nojah, see on ikkagi päris nukker, et tegelikult Ott Tänak väärib ikkagi kõvasti kiitust, et ta pigistas sealt ikka kõvasti vett sealt sellest Hyundaist välja, et nii tema kui ka tiimikaaslased Formeau ja Neuville tegelikult nurisesid terve nädalavahetus, et see auto ei ole hästi tasakaalus ja mis iganes 100 häda veel on. Sellest rääkimata, et tegelikult oleks tahtnud Tänak minna ka starti uue Hyundai'ga, aga testil see uus Hyundai oli tehniliste probleemide küüsis, ehk siis tal ei jäänudki muud varianti üle kui vana autoga minna ja nii edasi. Ja siis Neuville enne avariid veel rääkis, et tema automootor hakkas ka jälle jumpsima ja ühesõnaga see on üks lõputu õudus paistab selle Hyundai'ga ja siis on naljakas neid pressiteateid lugeda Hyundai'st, et jälle nägime kuskil mingeid positiivseid märke ja nii edasi, aga kogu nädalavahetuse peale 18 kiiruskatsest Hyundai võitis 3 ja neist 2 Neuville, ühe Tänak, et seal nagu ei ole mingit konkurentsi Toyotale vastu panna. Ja oleme ausad, ei ole ju mingit märki, mis annaks põhjust arvata, et olukord 2026. aastal muutub. No jah, ainus variant ongi see, et nagu suvel nägime kruusarallide nagu pealt, et siis see vahe ei olnud nii suur, seal nagu kannatas sõita nendega, aga jah, pidevalt käib ikkagi mingi kompenseerimine, selline põhi tugevus on ikkagi Toyotal palju suurem, et ma ei tea, ainus variant ongi see, et kui nüüd Rovanpera ära läheb, Ogier teeb pooliku hooaja, siis võib-olla, ma ei tea, Solberg ei ole nii kiire selle Toyotaga ja siis on Tänakul ja Neuvillil varianti, aga see on selline... Evans on ka sõidumees ikkagi. No jah, aga tiitli kätte saab võib-olla siis tuleb samasugune langus nagu Neuvillil, aga need on kõik sellised, ütleme, vabanduste või mingisuguste põhjuste otsimised, et Toyota on suht kalendriga ikkagi ees. Tähtis teema. Pressisektor räägib nüüd golfist ja põhjus on, kuidas öelda, lihtne või selge. Ikkagi olukord, kus mõni Eesti spordiala annab teada 1,5 miljoni suurusest investeeringust või rahapaigutusest, mille üks peamisi eesmärke on Eesti sportlaste olümpiale viimine. No seda juhtub ikka päris harva. Ja ütleme, et isegi võib-olla golf ei ole nagu Eesti mõistes selline, ma ei tea, laia tarbekaup või selline väga populaarne spordiala, siis golf iseenesest ju maailma mõistes on ülisuur ala ja see, et nagu järjekordne suurvõistlus tuleb siia, lisab sellesse, ütleme, Eesti või Tallinn või Harjumaa kandi sellisele, ütleme, võistluste korraldamise portfooliosse järjekordse nagu ülitugeva märk, et sina, Ott, käisid kuulamas ka siis, mis ja kuidas seal täpsemalt siis juhtuma hakkab ja millal? Järgmised 3 aastat võisteldakse Eestis siis Euroopa tugevuselt teise profituuri raames. Ehk et Euroopa kõige kõvem profituur on European Tour, seal seda juhib praegu Rory McIlroy näiteks, et anda selgelt, seal mängivad Euroopa kõige paremad. Ja tõsi, seal võib tähendab, muidugi see, et see on Euroopa tuur, ei tähenda, et seal pead olema eurooplane seal mängida, et see niimoodi sealt ei ole, aga see on nii. Ja selle teine tase on Challenge Tour, millel on aastas siis 29 või 28 või 30 osavõistlust ja üks neist tuleb nüüd Eestisse. Jõelähtmel mängitakse nii järgmisel kui ülejärgmisel aastal, 2028 ei ole veel teada, kas Jõelähtme või Pärnu Links. Ja turniiri korralduskulu on vähemalt 500 000 eurot per aasta, auhinnafond 300 000 eurot. Et see on see, mille Golfiliit peab igal juhul nüüd leidma ja on leidnud. Aga selle asja siis ütleme see, ma nimetasin seda olümpiakiirendiks enda artiklis. Selle iva on siis see, et tänu täheks selle korralduse eest saab Eesti Golfiliit 50 vaba pääset sinna Challenge Touri võistlustele, mida jagada oma mängijatele. Igale mängijale saab anda maksimaalselt 8 neid, aga 8 võistlust hooaja peal oleks ju päris korralik asi, 6 mängijale siis näiteks 8 ja midagi jääb veel üle. Ja see võimaldab Eesti nendel tippmängijatel eesotsas Richard Tederiga, kes täna võistles The Openil Suurbritannias, jätta vahele 3. tase, mis on ka veel tegelikult seal profituuri nii-öelda selle Challenge Touri all ja liikuda kohe teisele. Ja sealt teiselt olümpiale ei saa nüüd öelda, et seal nüüd kohe nagu see samm on, aga see ilmselgelt
tasandab teed maailma tipu suunas. Ehk et on leitud mehhanism, kuidas Eesti mängijatele hoogu juurde anda ja leitud raha selle mehhanismi käivitamiseks. Nii et kui mina neid uudiseid lugesin selle turniiri kohta, siis juhatuse esimees Hanno Kross võttis nagu minu jaoks selle asja võib-olla kõige sellised lihtsamalt kokku, et seal on siis mängima tuleb vormel 2 punt, kes tahaks saada siis F1 põhimõtteliselt, et selles mõttes nii-öelda ikkagi väga-väga kõrge tase on. Ja see on tase, mis on ka nendele Eesti parimatele mängijatele ilmselgelt väljakutse, aga see on see väljakutse, millega nad peavad kohanema, et nad hakkaksid tulevikus nendel maailma tippturniiridel aeg-ajalt figureerima või üldse sinna maailma tipu poole teed minema. Ja see käib niimoodi, et mida kõrgemal maailma edetabelis tõused, seda suurem on tõenäosus ka olümpiamängudele pääseda. Et maailma edetabeli koht seal olümpiaga otseses korrelatsioonis väga ei kipu olema, sellepärast et riiki piirangud tulevad mängu ja profigolf on väga USA keskne, et USA mängeid on esisajas nagu väga-väga palju, aga neid saab 4 tükki maksimaalselt olümpial. Et selline, kuidas öelda, mulle kogu see projekt on selles mõttes õudselt sümpaatne, et võetakse ette ja tehakse ära ja kaagutatakse siis, kui asi on valmis, mitte ette. Oleme ausad, see ei ole Eesti spordis tavapärane. Aga nagu ma aru saan, siis olümpiavaatest 2028 oleks tore, kui saaks, aga pikem siht on 2032 saada keegi siis peale. 2028, et siis peavad ilmselt kõik asjad minema nii täkkesse, kui nad enam-vähem minema saavad, et see pole nüüd võimatu, aga see nõuab väga suurt õnnestumist. Aga jah, et kokkuvõttes soovitakse selle kiirendiga ja mehhanismiga luua ikkagi selline korralik alus põhi sellele, et 2032, et seal oleks nagu mitmel mängijal võimalik õnnestumise korral olümpiale jõuda. Ja kuidas see muutus on tulnud, siis ka Golfiliidu president Ain Hanschmidt ütles, et kui nemad oma juhatusega 2 aastat tagasi tööd alustasid, siis nad niivõrd palju muutsid strateegiat, et seadsid selgelt prioriteediks saavutusspordi arendamise golfis. Et golfis seni Eestis oli tegeletud eelkõige ikkagi taristu loomisega ja oli vaja, et need klubid, mis kõik on äriettevõtted, saaksid ennast jalule käima tööle, aga et nad nüüd on see golfi Eestis piisavalt nagu kanda kinnitanud, et sai hakata keskenduma ka saavutusspordi arendamisele ja see on nüüd selle jätk, et minu mõelest väga äge asi. Ja nagu sa ütlesid tõesti, et see on nagu just ka selline huvitav täiendus ja nendesse võistluste portfooliosse ja kindlasti golf tabab sellist segmenti või teistsugust segmenti, et seda jälgivad inimesed, kes tingimata ei vaata ei rallit, ei discgolfi, ei Ironmani ja niimoodi. Ma arvan, et sina ka mõnikord, Ott, kui sa satud sõpradega mõnda head jooki jooma, head sööki sööma, siis läheb ka spordile Pepsi ja šašlõk. Ja spordile filosofeerimiseks ja mul oli laupäeval ka umbes selline olukord, kui hakkasime Tartu ja Wifi mängu vaatama ja siis nagu lõpuks jõudsime ka selle järelduseni, et võib-olla nagu see, ma ei tea, võtame klubikorvpalli näiteks, siis et sinna klubikorvpalli lõpuks ei jätkugi nii palju raha, see on üks meelelahutusžanr, aga samas igale meie see nii-öelda spordi nagu põhi on nii lai, et me saame vaadata erinevaid alasid erinevates kohtades erineval tasemel, et võib-olla sellepärast meie see klubisport siis jääbki mingil hetkel toppama ja eelarvet seisma. See võib olla nagu teooria jah, et sellele saaks vastu siis sellega, et kehtestada riiklik korraldus, et meil on 10 spordiala, millele üldse tohib raha anda, aga see ei ole vaba riik. Vaba riik on see, et igal ühel on võimalik enda huvialaga tegeleda, enda asja arendada ja otsida sellele toetust, et kes kui palju leiab, see selles niivõrd edukas ka on. Jah, et siis naudime pigem mitmekesisust. Tähtis teema. Naaseme korvpallisaali ning peatume nüüd välismaal mängivatel Eesti korvpalluritel, aga eelkõige muidugi Kristjan Kullamäel, sellepärast et tema sooritus möödunud nädalavahetusel oli selline, mis püüdis pilku ja mille peale Euroopa ühes korvpalli epitsentris Kaunases Žalgirise klubis korraldati kriisikoosolek, sellepärast et Leedu kõrgliigas saadi Lietkabelise käest 85-87 kaotus ja Kristjan Kullamäe viskas tolles mängus Žalgirise korvi 18 punkti. Jah, et ütleme nii, et kui muidu tuleb selline Euroliiga klubi näiteks koduliigasse, et siis võib-olla võetakse natuke rahulikumalt, võib-olla ei ole 100% keskendumist, aga Žalgiris tuli sellele mängule sellise seeria pealt, et nad said teisipäeval lüüa Belgradis Veenas Vestalt ja neljapäeval kodus Milano olümpialt. Ja niimoodi päris inetult mängisid. Jah, et mõlemad vastast oleks pidanud võitma ikkagi, mõlemad on tabelis selgelt allpool ja
alustati ju, Žalgiris alustas 3-0 hooaega, aga siis ütleme, jah, see pühapäevane partii oli nii-öelda kirsiks tordil ja peatreener Toomas Masiulis oli päris kuri ja ütles jah, et siin tuleb ikkagi midagi natuke nüüd ette võtta ja kuremat häält igal juhul teha. Mis täpsemalt toimus, ütles, et see jääb praegu meeskonna siseasjaks. Tead, kellel on praegu täpselt sama seis, mis Žalgirisel jalgpallis? Liverpoolil. Ka järjest saanud ootamatuid kaotusi ja tekitab sellist nagu, et mis nüüd lahti on, ma saan aru. Žalgiris on vist tulnud seda puhku oluliselt kõrgemate ootustega sellel hooajal ikkagi, et alla esi-8 ei lepita, on ju. No, meil on esimest korda klubi ajaloos eelarve üle 20 miljoni euro, 21 vist oli see täpsemalt. Ma arvan, et sellega ei olnud enam isegi seal tagumises, ma ei tea, neljandikus, kolmandikus, pigem oleks isegi tugevad keskmikud ja tegelikult hooaega alustati ka vastavalt nagu eelarvele või isegi natuke üle selle, aga see punt on nagu ikkagi erakordselt, ütleme selline tummine ja tihe ja seda enam see nii-öelda Kullamäe Lietkabeli see saavutus nagu väärtustatavam on, aga ma lisaks veel juurde, et nagu Kullamäel oli tegelikult hiilgav nädal nagu sellele eelnevalt ka, vähemalt isiklikus plaanis. Täpselt nädal varem alistati Vilniuse Ritas, ehk siis ka ikkagi suur jõud Leedus ja Euroopas ka. Ja siis vahepeal nädala keskel saadi küll ulmilt 4 punktiga tappa, aga Kullamäelt jälle 18 punkti, 8 korvisöötu, selles Riitase mängus 14 punkti, 10 korvisöötu. Ja mis on veel huvitav fakt on see, et Riitas ja Žalgiris on saanud mõlemad sel hooajal 1 kaotuse koduliigas ja mõlemad on Lietkabel sealt tulnud. Okay. Kullamäel, oleme ausad, eelmine hooaeg oli väga keeruline. Mänguaega koduklubis oli vähe, roll ebamäärane, pärast seda, kui ta vigastada sai, läks aia taha. Ja kas nüüd võib öelda, et see samm Lietkabelis on juba praegu ennast õigustanud, et seal on tulnud nüüd see mänguaeg, mis on enesekindluse taastamiseks piisav. Ja teine küsimus siit otsa kohe on see, et kas Lietkabelisest võib tulla kõne alla juba hooaja keskel kuhugile kõrgemasse kohta liikumine. Kas see esitusnivoo, mis ta on praegu näidanud, on piisav selleks, et tekitada huvi? Kuskil jälle Hispaania kõrgliigas midagi sellist. Lõpust alustades siis ma olen täiesti kindel, et juba praegu tema kohta uuritakse, kombatakse. Teine küsimus on see, et kas on nagu mõtet minna ja kuhu minna, et nüüd selle sammuga nii-öelda tagasi mingis mõttes, mitte küll nagu liiga mõttes tuli kõva samm tagasi koduliiga mõttes, aga tegelikult klubi taset võib-olla ei olegi nagu nii suur vahet. Aga jah, et ta on saanud täpselt seda, mida ta otsima läks. Tal on tuttav treener, kes teda usaldab. Mänguminutid on seal 30 ringi. Okei, seal on mõned vigastused ka, et võib-olla see läheb nagu natuke mõistlikumaks. Aga need, ütleme, faktid räägivad enda eest, et siin on olnud mingisugune 7-8 ametliku mänguhooaja alguses ja Kullamäe ei ole jäänud mitte üheski mängus alla 2-kohalise skoori. Ehk ta on nagu selge võistkonna liider. Tal on tagaliinis üks hea partner Jamel Morris ka, kes pani Žalgirisele vist 28, et nad seal koos toimetavad ja see, et sa saad mängida iganeselt Leedu liigat pluss Eurokappi, teine 3. eurosari nagu ikka nagu teada on, et ta on täpselt õiges kohas praegu jah, et ainult pöidlalt pihkut midagi juhtuks seal. Aga soovime jõudu Kristjan Kullamäele ja vaatame, kes siis järgmisena langeb. Riitas, Žalgiris, mis siin järgmisena võiks ette tulla? Head? Lietkabel ongi juba tabelis 3, nii et väga vahet ei ole. Ning pressisektori lõpetuseks natukene ka jalgpallijuttu, sellepärast, et möödunud nädalasse jääb ikkagi Eesti meeste jalgpallikoondise maailmameistrivõistluste valikmäng Moldovaga, mis lõppes 1-1 viigiga ning samuti Karel Jakob Heina ja Karol Metsa olukord Bundesliga on selline, millel tasub peatuda. Aga esmalt viik Moldovaga, mis valmistas ikkagi kindlasti olema ausad publikule ja mängijatele endile eriti, ja seda oli ka näha pärast mängu mängijate ilmetest ja intervjuudest pettumuse, sellepärast, et see oli mäng, mida taheti võita ja kodupubliku ees võitmine. Üks asi on see nii-öelda anonüümne publik, ehk inimesed staadionil, kes tulevad vaatama, keda mängijad isiklikult ei tunne. Aga tegelikult on ju see, et Eesti koondise mängijatel on iga kord kodumängul A. Le Coq Arenal on ka nende lähedased pereliikmed. Ja mis saaks olla jalgpallurile suurem rõõm, kui enda lähedaste ees pakkuda emotsiooni, et ta aitab koondise võidule. Ja see näha oli, et mängijatel jäi väga kripeldama. Kui vaatame sellise neutraalsete prillidega positiivse poole pealt, siis tegelikult ju nagu mängu oli, palli liigutati, võimalusi loodi, kui antakse ruumi, siis ma ei tea, näiteks Mattias Käidi
Patrick Kristali sellised, ma ei tea, head tehnilised omadused tulevad nagu välja. Ja, tõsi, mitte selle viimase puutega. See läks natuke lappama, aga ütleme nii, et see nagu oli nagu täitsa nagu vahva vaadata jalgpallimängu kui sellist. Samas me räägime ikkagi vastasest Moldovast maailma edetabeli 156. Viik saadi kätte, see miinimum tehti ära, MM-valiksarja viimast kohta välditi, aga nagu suures pildis see on nagu ikkagi nagu väike lahutus, vähemalt minu silmis. No, ma ütleksin niimoodi, et kui Itaalia vastu 1-3 puhul oli niimoodi, et tulemus oli vaata, et parem kui esitus. Et 2-värmeline kaotus Itaalial, oleme ausad, ei ole nagu midagi väga kobiseda Eesti-sugusel riigil sellega. Aga tegelikult me mäletame seda mängu, siis esimene poolaeg oli Itaalia laussurve ja kokkuvõttes 1-3 natukene nagu meelitas Eestit. Siis seekord Moldova vastu oli jällegi niimoodi, et esitus oli parem, kui tulemus näitab. Et oli selline disbalanss nende kahe mängu vahel. Aga vaadates ka teistpidi suurt plaani, siis millise valikuid Jürgen Henn nendes kahes mängus tegi? Et mõlemas mängus tuli vahetusplatsile Karel Mustmaa, kelle esimese 2 koondise mängu. Et Moldova vastu olukorras, kus oli vaja võiduväravad püüda, tuli väljakule 17-aastane Martin Krispalberg, debütant. Et tõesti, Patrick Kristal kuulus selles Moldova mängus põhikoosseisu. Oleme kes on ka 17. Kõik need sammud on ju tulevikku vaatavad. Et kui Jürgen Henn oleks mänginud rangelt selle peale, et Moldova tingimata kodus, ükskõik mis hinna eest võita, oleks ta koondise kutsete valik olnud juba teistsugune. Oleks Sergei Zenjov saanud koondise kutse, sellepärast oleme ausad. Seal lõpuminutitel, Paalbergi asemel, kui tood kogenud Zenjovi sisse, siis tema kogemused ja oskused selles olukorras oleks olnud ju ohtlikum. Aga see Paalbergile antud 10 minutit oli tulevikku vaadates muidugi õige otsus. Minu jaoks on see kõik nagu märk sellest, et Jürgen Hennil on väga selge töörahu. Ehk et ta saab ja julgeb teha praegu pika perspektiiviga otsuseid, mis vaatavad tegelikult 2027. aastasse, kui toimub EM-valiksari, mis on tema praeguse lepingu oli viimane aasta. Ja et ta teeb praegu selliseid otsuseid, see on, selles mõttes on see hea märk, et treeneril on võimalik järgida oma plaani, et ta ei pea tantsima mingisuguste tõmbetuulte järgi. Samas teistpidi nagu mingid garantiid ei ole, et need nii-öelda tulevikku vaatavad otsused hakkavad sulle dividende tooma, et nagu kuivad faktid on need, et satsid, keda me oleks pidanud nagu võitma, ma ei tea, Moldova siin Andorra näiteks sõprusmängus, et need on mängitud viiki, ehk siis me mängime pigem selle, ütleme nii, et Euroopa tagaots nagu selliselt, ütleme, mustvalget vaadates tuleb pigem meile lähemale kui see, et meie liigume lähedale sellele EM-i 24 meeskonna joonele, et sa võid muidugi vastu vaielda, aga nagu toored fakte nagu justkui nii näitaks. Ja võib-olla veel, mis nagu mulle nagu see, ma ei tea, ohumärk võib-olla või kuidas iganes öelda, on see, et tegelikult ju Moldova vastu, kas meil oli võimalikult nagu nii-öelda parim ründav koosseis, keda saab põhimõtteliselt Eestil praegu väljakule panna või seal oleks nagu mingid vangerdamisruumi veel? See on nüüd... Et seal ilmselt mingid detailid hakkavad mängima, aga nagu suuri mingid puudujaid või selliseid kitsaskohti nagu otseselt ju ei oleks pidanud olema. Pigem ei olnud, Pigem ei olnud. Ei, selge on see, et ei saa öelda, et olukord oleks hea, aga proovides nüüd kirjeldada, miks mingeid otsuseid tehakse, miks mingid asjad on juhtunud, siis ilmselgelt Jürgen Henn töötab pika plaaniga, et ta nagu täiesti teadlikult teeb seda. Ja kas see ka lõpuks tulemusi toob, ei tea, ja lõpuks väga palju sõltub ka sellest, mis on see loos seal 2028. aasta EM-i valiksarjas, et arvates, et valikgrupid on 4 või 5 liikmelised, siis see variatsioon tugeva ja nõrgema grupi vahel on väga suur, et kas sa saad esimesest potist, seal on koondused näiteks 1-12, et kas sa saad tegelikult ka tipust mingi Inglismaa või Saksamaa või saad 12, kellega võiks mingi Tšehhi, kellega võib nagu mingil määral äkki midagi välja joonistada. Sellised näited. Lõpuks tuleb seda klišeed ka rõhutada, et ega Jürgen Hennist väga palju nüüd ei sõltu ka, et põhialus tuleb ikkagi sellest, mis juhtub klubides, kes kus tasemel mängib, kui terved püsitakse, kes kui mis rollis on, et see on nagu selle asja võti lõpuks. Jah, et mida enam kindlust Maksim Baskotši kogub Belgia kõrgliigas, kus ta ikkagi praegu mängib kogu aeg 90 minutit, mis on päris kõva sõna. Et Robbie Saarma on Tšehhi kõrgliigas ennast põhikoosseisu suutnud süüa nüüd viimase 1,5 kuuga ja kõik sellised asjad. Mattias Käit juhib jätkuvalt Šveitsi kõrgliigat Thuniga. Et need kõik asjad muidugi aitavad lõpuks, peavad tulema koondisele kasuks. Aga et seda ei saa Jürgen Henn ise kontrollida. Näiteks ta ei saa kontrollida, kas Karl Jakob Hein saab Werderis platsile või mitte. Ja nüüd juhtus see, mis arvata oli, et Werderi peatreener Horst Steffen pidas sõna,
ehk et kui Backhaus, see klubi esiväravaht terveneb, siis ta naaseb automaatselt postide vahele ja Hein langes pingile. Ja no Mio Backhaus, nad tegid seal 2-2 viigi Heidenheimiga, aga see Mio Backhaus valiti Werderi parimaks ka veel. No ja tuleb välja, et peatreener on tark mees ka veel nii öelda, et nagu oli oma sõnade taga, et jah, 31 pealelööki tegid vastused tema värava suunas, 11 neist läks raami, 2 sisse, 9 tõrjet ja Backhaus mängu parim, et nagu on raske midagi ette heita ka otseselt. Ja, aga no Saksamaalt, et kui Heina pingile langemine oli halb uudis, siis muidugi see, et Karol Mets St. Pauli eest ka nüüd minutit kätte sai, kui ta Eesti koondise eest esmalt tuli vahetusest ja siis Moldova vastu tegi täismängu, siis nüüd St. Pauli eest tuli ka vahetusest, mis kahtlemata suurendab eeldusi, et ta mingil päeval kuulub nüüd üpris varsti ka St. Pauli põhikoosseisu mõnes mängus, et see, et ta klubi eest minuteid teenib, see on eeldus selleks, et ta mingil hetkel ka põhikoosseisu võiks naasta. Kui ta oleks selle pika vigastusperioodiga peaaegu aastaga rotatsioonist välja langenud, siis ta ei oleks ju saanud ka seda veerand tundi või 16 minutit seal lõpus ilmselt. Just. Nädala top. Ja nagu ikka pressisektori saate lõpetuseks kombeks, siis vaatame otsa ka sel nädalal toimuvatele tähtsamatele spordisündmustele. Need algavad juba täna. Kalev Cramol eurosarjamäng Aserbaidžaanis ja Tartule tuleb homme ehk kolmapäeval külla FC Porto. Ja, loodame, et Kalev tuleb saada Aserbaidžaanis teise võiduga tagasi ja Tartu võiduarve avab, et Tartu puhul vaadates siis, kui me räägime sellest ühtlasest alagrupist, siis kodumängud on alati nendes sarjades sellised, mis peab ära võtma, et klišee küll, aga paraku või kahjuks peavad paika. Nii. Jalgpalli Eesti Premium-liigas väga olulised kohtumised, kuna nädalavahetusel nii Flora kui Levadia võitsid, siis tiitlivõitluses olukord on muutumatu. Punkte on võrdselt, aga Flora on ees, sellepärast varemus omavahelistes mängudes on nende päralt. Sel nädalal mängivad mõlemad Paidega, Levadia kolmapäeval, Flora laupäeval, nii et ja üldse tegelikult voor hakkab peale juba täna. Floral esmalt põõrustab Transi, nii et võivad toimuda pöördmise sündmused koduses jalgpalliliigas. Jah, et äkki esmaspäeval saame juba meistri peaaegu välja kuulutada. No ei saa välistada, välistada ei saa, jah, välistada ei saa. No kumba pidi see asi läheb, et seal võib nagu kumb väga olulise eelise saada. Siis vormelisõpradel tasub piiduda Mehhiko poole. Ja, et ametlikku kinnitust pole tulnud, aga on sahinaid, et Paul Aron saab järjekordse võimaluse siis F1 vabatreeningul ja 21.30 reede õhtul peaks see Mehhiko vabatreening toimuma, et Pierre Gasly asemel siis saab jälle proovida. Ning Ralf Tribuntsov lõpetab oma etteastud ujumise maailmakarikasarjas 2 etappi. Järjest on ta nüüd võistelnud mõlemal etapil kõigil 3 distantsil jõudnud finaali. Ehk 6 distantsi 6 finaali kohta. See on päris äge, et kui õnnestub 9-9, see oleks päris kõva sõna. Jah, ta ütles, ta ise ütles pressiteates, et ühes küljest nagu juba finaalis olen, tahaks enamat teha. Teisipidi ütles, et ülikõva selline baas ja kogemus nüüd seda detsembri alguse lühiraja EM-i silmas pidades, et Toss hakkab natuke välja minema, mis on ka mõistetav seal nii palju ja pikalt võisteldes, aga ütleme nii, et sealt saab selle hea põhja, et siin, ma ei tea, siis mõned mitu nädalat valmistuda. Vot, selline oli pressisektori 51. saade. Saatejuhid olid Jarmo Jagomägi ja Ott Järvela. Nädala pärast kohtume taas. Tšau! Saadet toetab Pahv. Pressisektor.